3D, see tähendab, et igast külje pealt on võimalik, see on ruumiline pilt. Kristuse elust võib ka olla ruumiline pilt. Ja mitte ainult pilt, aga me kogudusena toimime temas. Me toimime temas. See on uue lepingu osa. 4. koht, mis siin Jeremia välja tõi sellest uuest lepingust, ta ütleb niimoodi, et siis üks ei õpeta enam teist ega vend venda üteldes tunne Jehovat, sest nad kõik tunnevad mind nii hästi pisikesed kui suured, ütleb Jehova. Nad kõik tunnevad mind. Üks ei õpeta enam teist tunne Jehovat. Ma usun, et see ei ole küsimus selles, et me üksteisele ei või nõu anda või üksteisele ei või jagada seda, mis on meie südames või rääkida sellest ilmutusest, mis Jumal on andnud. Vaid me inimestele, ma usun, et mõte on selles, me inimestele tihti ikka näeme niimoodi, et see, kuidas mina näen Jumalat, see on see kõige õigem asi. Et võib-olla teine ei saa aru, aga Jumal on andnud püha vaimu. Jumal on andnud püha vaimu oma kogudusele, oma koguduse liikmetele, sinule ja minule. Ja püha vaim õpetab meid. Siin ütleb, nad kõik tunnevad mind. Huvitav koht on veel, kui me loeme Johannese evangeeliumist 17.3, see on see Jeesus ülempreisteri palve, seal ütleb niimoodi, et aga see on igavene elu, et nad tunneksid sind, ainust tõelist Jumalat ja Jeesus Kristust, kelle sina oled läkitanud. See on igavene elu, et nad tunneksid sind. Siin ütles Jeremia, nad tunnevad mind. Nad tunnevad mind. Jumala tundmine. Mis asi on see Jumala tundmine? Ta ütleb, et igavene elu on selles. Igavene elu ei ole see, et kord, kui me saame piisavalt vanaks või kui me mingi muu asja läbi lahkume, et siis hakkab igavene elu. Ei, siin ütleb välja, et igavene elu on see. See on igavene elu. See on igavene elu. See ei ole ainult nii-öelda ajalises mõõtmes, aga see on igavene elu. Tähendab elu, sellest tuleb elu, kui me tunneme Jumalat. See on eluks meile. Me hakkame elama, meie sisemus hakkab elama. Elu ei ole ainult see, et mu süda tupsub, et ma toimin, et ma söön, et ma magan ja nii-öelda teen seda rutiini, aga me kasutame ka sellised väljendid, see inimene elab küll täiega, näiteks selline väljend. Keegi elab täiega. Ma usun, et see on ka üks mõte, mis siin on, see igavene elu. Me võime nii-öelda täiega elada Jeesuses, tundes Jumalat ja Jeesus Kristust. Keegi tegi siin ühe inimesega nagu, kuidas öelda, pani paberi peale, ütles, et mina ei taha Jumalat. Siis ta ütles, et võtame paberi, paneme kirja plussid ja miinused, et miks sa ei taha Jumalat? Ja mis siis Jumalas nagu on? Ja esimesed asjad, mis nagu hakkasid tulema, oli see, et Jumal piirab, ta võtab ära kõik lõbusa, sellised üldised nagu maailmalikud sellised arusaamad. Siis peab nii ja nii käima. Tänapäeval seda ei ole, vanasti võib-olla, et pidi rätiku veel pähe panema ja pidi kõik ei tohtinud enam meikida. Tänapäeval seda asja enam ei ole. Aga vanasti olid need nii-öelda usupiirangud palju harmimad. Aga see on pilt tihti Jumalast. Kui Jumala hakkan uskuma, siis on elu juba läbi. Ja sellepärast tihti inimesed ütlevad, et kui ma vanaks saan, enne surma, eks ma need asjad korda ajan. Siis on see nii-öelda elu mõnusasti ära elatud, küll siis on aega.
aga Jumala sõna annab teistsuguse pildi, ta ütleb, selles on igavene elu. Tähendab lõppematu elu. Tunda Jumalat ja Jeesus Kristust. Tundmisel on samamoodi jälle erinevad küljed. Ma olen näiteks internetist vaadanud mõnda jutlustajat ja ma olen kõik ta näited ära kuulanud, ma olen kõik ta mõtted ära kuulanud ja mul on juba päris siuke tunne, et ma võiks ka nagu vestelda temaga nagu, et ma nagu tunneksin teda. Või me oleme mõnda inimest telekast näinud palju kordi, mõtleme, et päris hästi juba tunnen teda. Aga kui me lähme nagu tema juurde, ütleme, tšau, et kuidas siis läheb, et tead, need asjad ja need olid ikka väga ägedad ja ta võib sul otsa vaadata, ütled, et kes sa oled? Kes sa oled? Tema ei tunne sind. Tundmine on seotud suhtega. See on lähedane või mitte nii lähedane. On sõprussuhted, on abikaasadega suhted, on oma lastega suhted, on naabritega suhted, on töökaaslastega suhted. Need on erineval nii-öelda läheduse astmel. Aga selle suhte kaudu me teame, kui palju me ühte või teist inimest tunneme. Ja me tunneme ainult läbi selliste faktide või asjade. Aga ma usun, et siin on mõeldud seda suhte tundmist. Ja tegelikult, kui me vaatame kreeka keelt, vaatame seda sõna, mis kasutatakse selle sõna tundmise kohta, siis see Piibel kasutab seda sama sõna, kui Maarja, ingel tuleb Maarja juurde ja teatab talle, et sa jääd lapse ootele, siis Maarja ütleb, et kuidas see võib juhtuda. Kuidas eesti keeles on öeldud, ma ei ole veel oma mehega olnud, on uus tõlge või vana tõlge ütleb, et ma ei tea oma mehest, kuidas see vanas tõlges on. See on see sama sõna. Ma ei ole oma meest veel tunda saanud, kui me nüüd kasutame seda sama sõna. See Piibel kasutab seda sama sõna. Tähendab, siin on üks lähedane tundmine. Ja mida lähemale me Jeesusele saame, mida lähemale me tunneme Jumalat Jeesust Kristust, seda rohkem seda igavest elu meie sisse voolab, seda rohkem seda meie seest avaldub, seda rohkem me sellest käime. Sest tema on. Jeesus ütleb enda kohta, mina olen tee, tõde ja elu. Tee, tõde ja elu. Ja see elu tuleb tema tundmise kaudu. Nii et siin Jeremia tõi välja sellest uuest lepingust, mis punktid ma nimetasin. See käsuõpetus on meie sees, ta on meile Jumalaks, nemad on rahvaks ja nad tunnevad mind. Ja 5. punkt on, sest ma annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende pattu. Ma annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende pattu. Ma unustasin raamatu siia. Ma annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende pattu. See oli ka Vana Testamendi ajal selline uus mõte. Kui Vana Testamendis inimesed läksid selle vana seaduse järgi nii-öelda templisse, siis ohverdama, siis on isegi seal niimoodi öeldud, nad läksid oma patte meelde tuletama. See on isegi selline väljend öeldud. Ja need nii-öelda patud kaeti ohvri verega. Nad läksid oma patte meelde tuletama ja patud kaeti ohvri verega. Aga siin ütleb uue lepingu kohta, annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende patte. Täiesti uus lähenemine. Selline raamat on olemas, vereleping. Ja selle raamatu oleks võinud siin selle
nii-öelda jutluseks ära lugeda. Aga ma loen siit mõne lõigu 14. peatükist, mis kannabki need pealkirja Uus leping Jeesuse veres. Ja siin on ära toodud seesama kirjakoht Mattuse 26-28 ütleb. Sest see on minu veri, uue lepingu veri, mis paljude eest valatakse pattude andeks andmiseks. Seda sõna tuleb õpetada eriti kahel põhjusel. Ta võrdleb siin vana lepinguga. Sõna lepingul on siin eriline tähendus Vana Testamendi lepingust. Seal tähendati selle sõnaga mõlemapoolset kokkulepet. Sama eest. Jeesus tõi ka välja. Vanas seaduses oli öeldud silm silma vastu, hammas hamba vastu. Aga mina ütlen teile. Tuli Jeesus. Nii et vanas seaduses mõlemad osalised lubavad teha teise eest kõik. Neil on teineteise ees ühesugune vastutus. Aga Uues Testamendis on sõna leping kreeka keeles heke ning see ei tähenda mõlemapoolset andmist võtmist. Sõna tähistab selle asemel ühepoolset lepingut. Tegemist on ühepoolse andmisega. See on leping, mille vaid ühel osalisel on midagi välja pakkuda, midagi anda. See on uus leping. Jeesus Kristus tegi inimestega ühepoolse lepingu. Neil ei olnud midagi muud anda, kui vaid suur hulk võlgu. Jeesusel oli anda kõik ja ainult tema suutis maksta meie tohutud võlad. Kas ei ole halleluuja? Kui paljudel tuli maksta, et ta võiks meiega sellist lepingut teha, see maksis tema elu ja selle järel ka surmavalud surmariigis, nagu ütleb Apostlite 2.24. Kui see ei tõesta meile, et Jumalal on piiritu armastus, siis ei saa mitte miski muu meid uskuma panna Jumala tahtesse inimkonna suhtes. Kuule seda, ütleb Rooma 8.32. Tema, kes oma poegaga ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis temaga kõike muud annetama. Me laulsime siin täna ka Jumala armastusest ja see oli Jumala armastuse väljendus, et Jeesus tuli, et ta suri, et ta maksis meie eest, lunastas meid välja põradi kütketest ja teinekord on niimoodi, et meie elus on mingid olukorrad, mis ei lähe nii, nagu meile meeldib, võib-olla meil on halb, meil on paha, oleme haiged ja või on meil puudus mingis asjas ja mõtleme, et no kui Jumal mind ikka armastaks, kas see oleks niimoodi või et Jumal mind enam ei armasta või sellised väljendeid kasutame inimestena. Aga see ei ole Jumala armastuse möödupuu, kuidas meil läheb. Jumala armastuse möödupuu on Jeesus ja Kristuse rist. See on Jeesus ja Kristuse rist. Võta see möödupuu. Ära mööda Jumala armastust oma elu olukordadega ega sellega, kuidas sul läheb. Aga ta ütleb, nagu ma lugesin Rooma kirjast, ta ütleb, et ta tegi seda ja ta annab ka kõike muud. Ta tegi seda, et ta andis oma elu ja ta annab ka kõike muud. Vahest meil tuleb seista usus, oodata, käia peale taevariigil, enne kui lahendused tulevad ja mõnikord juhtub, et mõni palve ei saagi täiesti vastatud, nii nagu meie seda ootame. Aga see ei ole Jumala armastuse möödupuu, vaid Jeesuse Kristuse lunastus ja tema rist on Jumala armastuse möödupuu ja see on uue lepingu alus. Siin ütleb, jätan vahele siin pika osaga, siin ütleb niimoodi. Pane tähele, et Jeesus ei öelnud, see on minu veri, mis valatakse teie pattude peitmiseks. Ta ütles, see on minu veri, uue lepingu veri, mis paljude eest valatakse pattude andeks andmiseks. Sõna andeks andmine tähendab siin ära kustutada. Sellepärast Jeesus
ütles, ma lähen tegelikult teie patte ära kustutama. Patu probleem saab nüüd lõpliku lahenduse. Ma võtan teie patud ära. Ja need on need asjad, mis lahutavad meid Jumalast. Mis lahutavad meid Jumalast. Kui me tuleme Jeesuse juurde, tema käest palume andeks oma patud, siis ta puhastab need ära, ta kustutab need ära. Saab eemaldatud see vaheriie, mis takistab meid Jumala tundmises. Nagu siin oli see koht. See on igavene elu, et nad tunnevad. See vaheriie, patu vaheriie saab eemaldatud, et me võime teda tundma hakata. Ja see on läbi Jeesuse Kristuse lunastuse meile kätte saadavaks tehtud. Kui me võtame vastu uue lepingu Jeesuse veres, siis tähendab see, et me saame selle elu osalisteks, mida Jeesus elas. Tema elu oli inimeste valgus. Ma rääkisin siin enne ka elust, igavesest elust. Me saame selle elu osalisteks, mida Jeesus elas. Küsimus ei ole ainult kord taevasse jõudmises, vaid see elu on siin kätte saada. See elu, mida Jeesus elas, me saame selle osalisteks. Tema elu oli inimeste valgus ja pimedus ei käsitanud seda. Pimedusel ei olnud selle üle võimu. Kui Jeesus istus issanda kaasa sööma ajal ja ta andis jüngritele leiba ja veini, siis kuulutas ta oma surma. Seda, et tema verd valatakse, tema ihu surmatakse. Kui nemad tunnistavad tema tegu nende eest ja kui nad tunnistavad tema oma päästeks, siis nad saavad tema üles tõusmisväe osalisteks. Igaveseks eluks osadusest temaga. Ainus viis pääseda Jumala riiki on sündida uuesti vaimsest surmast, nagu seda tegi Jeesus. Jeesuse läbi. Ja üks kõik veel. Jumal nüüd meie isa. Ta ei ole mitte ainult Jumal nagu vanas lepingus, vaid ta on meie isa. Me oleme pääsenud Jumala perekonda ja Jeesus on meie vend. Me oleme saanud Jumala pärijateks ja Jeesuse Kristuse kaaspärijateks. Võimsad mõtted. Võimsad mõtted. Üks asi veel, seesama kirjakoht, Mattuse 26, 28. See on minu veri, uue lepingu veri, mis paljude eest valatakse pattude andeks andmiseks. Ingliskeelne New King James version ütleb selle kohta niimoodi, et see on minu veri, uue testamendi veri. Uue testamendi veri. Kui ma siin alguses erinevaid neid lepingu vorme ütlesin, siis oli seal ka testament on üks lepingu vorm. Uue testamendi veri. Võib-olla nii, et me loeme seda kirjakohta sellest verelepingust ja mõtleme, et mis leping see siis on ja mis seal lepingus siis on ja kus ma leian need lepingupunktid. Et tahaks nii-öelda 1, 2, 3 paragrahv see ja see ja kas ma pean seda kuskilt otsima, on see kuskil Vatikani arhiivides ära peidetud või kust ma võin leida selle uue lepingu. Aga ma usun, et see King James on väga hästi tabanud seda, kui ta ütleb, see on uue testamendi veri. Selle vere läbi ongi see, mis siin raamatus on meile kätte saadavaks tehtud. Selle läbi, kui me võtame vastu Jeesuse Kristuse lunastuse, tema ohvrisurma, on kätte saadavaks tehtud Jumala sõna meile. Nii uus kui Vana Testament. Vana Testament on täidetud uues. Ja kui me tahame selle lepinguga tutvuda, siis meil on Jumala sõna meie käes. Ja siit me võime lugeda, mida ta on tõotanud, mida ta sinult ootab, mis ta on andnud meile elamiseks ja
ja kõik need head asjad. Nii et see leping on Uue Testamendi veri. Las see Jumala sõna saada meie sisse, meie südame sisse, tuua esile seda, milleks Jumal on selle andnud. See on neile, kes on uuesti sündinud. Uus elu on meile antud. Seal on uued käsud meile antud. Jeesus räägib armastuse käsust, Jeesus räägib missioni käsust. Ja need on ka selle lepingu osa. Ja uue lepinguga on see hea asi, et see ei ole meie oma jõu peal täitmiseks, vaid Püha Vaim on samamoodi uue lepingu märk, uue lepingu pitser meie südametes, aga jõud, uue lepingu tegemise jõud. Uus leping, kui me võrdleme Vana Testamendiga, uus leping on palju raskem. Jeesus ütleb, te olete lugenud, et on kirjutatud, kes seal, ütleb, naise peale vaatab, teda hinustades on, või kuidas seal oli, aga siis mina ütlen teile, Jeesus ütleb, et kes naine juba vaatab, on juba abielu rikkunud. Vanas Testamendis oli, et ära puuduta, aga Jeesus tõi need palju sügavamale need Uue Testamendi asjad. Ja sellepärast ta ütlebki, et ta tahab selle meile südamesse kirjutada. Meil on teistsugused tahtmised, meil on teistsugused igatsused ja see tuleb Püha Vaimu läbi, on see meile kätte saadavaks tehtud. Seda me suudame ainult koos Püha Vaimuga ja osaduses Issanda Jeesuse Kristusega, tema tundmises. Nii et see uus leping on palju võimsam, on palju teistsugusem kui need lepingud, mida me siin maailmas näeme. Sest see on meile Jumala enda poolt tehtud kätte saadavaks. Ja selles lepingus on ära võidetud ka kõik haigused, kõik kurjused, kõik sidumised, kõik patud. Me võime saada tema käest võidu kõige selle üle, kui me usume ja usu läbi vastu võtame. Ja seda me kuulutame. Seda me kuulutame, ma usun, siin koguduses, linnakoguduses, kus iganes. Et on lootus, et on vabadus, et on kuskil elu. Kuulutame ka seda, et sellel koroonal ei ole lõplikku sõna, vaid Issandal Jeesuse Kristusel, kes on selle eest oma vere valanud. See ei ole mingisugune uus haigus, mis on Jeesuse ristisurma nimistust välja jäänud, vaid see on ka tema poolt ära kantud, ära võidetud ja võit meile kätte saadavaks tehtud. Nii et olge julged Jeesuses Kristuses seda uut lepingut rakendama igapäevaselt iseenda elus, oma koguduses, oma suhetes, igal pool. Ja anname Pühale Vaimule maad. Anname Pühale Vaimule maad, sest tema läbi on see võimalik. Kas me oleme valmis praegu? Tõuseme siis hetkeks. Issand, ma tänan, et me oleme sinu rahvas, sinu verega lunastatud, sinu poolt vabaks tehtud patu alt, sinu poolt meile antud kõik need tõotused, kogu sinu sõna selles täiuses ja sinu armastuse sõnumina meile. Issa, ma tänan, see uus leping on armastuse leping. See ei ole hukkamõistu leping, vaid see on lunastuse ja armastuse leping. Ja see on meie eesõigus tunda sind sellel ajal, kui see on meile kätte saadavaks ja võimalikuks tehtud, Issand. Me võtame selle vastu Jeesuse Kristuse nimel. Alistame ennast sulle. Ja nagu su sõna ütleb, kas seisame vastu kuradile ja ta põgeneb meie juures, sest meil on leping kõige kõrgemaga. Meil on leping kõige kõrgemaga, kes ise on meie abi,
kes on meie jõud, kes on meie vägi. Issand, ma õnnistan igat inimest, kes on ka täna siin. Issand, ma palun, et sinu kogudus võiks olla tugev, võiks olla kindel sinu lepingus, võiks käia, issand, selle järgi ja omada, issand, kõike seda täiust, mida sina oled meile selle kaudu andnud. Jeesuse Kristuse nimel. Halleluuja, halleluuja, Jeesus. Ja ma tänan, issand, et sina oled siin oma vaimu läbi ja ma palun, et sa ise praegu puudutaksid igat abivajajat. Issand, kes on siin, kes ootab sinu käest vastust, kes ootab sinu käest läbimurret oma ellu, mis on ka selles lepingus lubatud, issand, siis ma palun, issand, seda praegu meile igal ühele. Jeesuse Kristuse nimel, Jeesuse Kristuse nimel, issand, kes tunneb ennast jõust nõrgana, siis sinu sõna ütleb, et sinu haavade ja vermete läbi on meile tervist tulnud. Halleluuja. Issand, ma kuulutan praegu sinu armu Jeesuse Kristuse nimel igale ühele ja ma tänan, et see arm on meile kätte saadud. Aamen.